Kullasära Expressionsist. Uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Tere armas vaataja! Käes on jälle laupäeva hommik ja see tähendab seda, et aeg on hakata koos elu nauttima. Mina seiklen teiega siin viimast korda. Järgmisel nädalal on teie ees uus särav saatejuht ja selle viimase korra puhul oleme me tulnud täna Tallinnast välja ja me alustame saadet Tartumaal ühes väga armsas talus. Tundub, et teil on üks väga mõnus koht, kuhu suvel puhkama tulla. Kas siia tasub tulla perega, üksinda või pigem tegema suuremat üritust? Meie suunitlus on ikkagi see, et võtta vastu nii peresid, suveperioodil rohkem peresid ja aasta muul perioodil muud üritused, konverentsid, pulmad, sünnipäevad. Kui palju inimesi siia ööbima mahub? Täna on meil maksimum, mida me suudame majutada 70 inimest. Selle arvuga me oleme ikka üsna suur majutada siin, aga seda alles sellest suvest. Kas te pakute toitlustust ka? Pakume et erinevate cateringi firmade kaudu on meil erinevad toitlustajad. Et väiksemaid toitlustusi teeme ise koha peal, suuremad tellime ikkagi juba cateringi firmalt. Mis teie juures korraldatud pulmad eriliseks teeb? See taluhõng, mis siin on, ja see ümbrus, et me ei asu kuskil linnas, me ei asu kuskil majade vahel, me olemegi see kompleks ise, mis me oleme loonud, et ongi just selline ehe talukompleks, et pigem see ehedus just sellisel talukompleksi näol. See on ehitatud uus maja, see maja valmis 5 aastat tagasi, aga see on ehitatud üks ühele vana Häärberga, mis oli ehitatud juba Eesti ajal siia, aga mis nüüd oli juba nii palju mädanud, et oli mõistlik ehitada uus. Mida põnevat siin ümbruskonnas teha on? 10 kilomeetri ulatuses on Vudila, mis on suveperioodil avatud. Lisaks on jääkeskus. Tartu on 27 kilomeetrit AH keskus, mida paljud vene turistid külastavad, lätlased. Kohe on käes september ja sügis on väga paljude inimeste jaoks just see aeg, kui hakatakse usinemalt jälle tegema trenni. Kõigepealt soovin kõigile head uut spordiaastat, kuna väga paljud just alustavadki septembrist taas kord treeningutega, nii et siis ongi väga mõistlik tervitada Tartu linna kõige uuemas spordihoones ehk Variku spordihoones. Ja see on ühtlasi 6. spordihoone, mis kuulub siis Tartu linna poolt hallatavasse allasutuse Tartu sporthaldusesse. Et väga selline uus ja mõnus spordihoone, mida päeval kasutavad küll kooliõpilased, ent pealelõunad ja õhtud on linnarahva päralt. Nii et selles mõttes esimene suurepärane uudis ongi see, et Tartu linnal on uus vahva spordihoone. Ja teine uudis puudutab just jõusaale, kus me siin ka praegu asume Variku jõusaalis või spordihoone jõusaalis, siis lisaks sellele on meil veel mitu jõusaali Tartu linnas ning hea uudis ongi see, et septembrikuust ehk siis alates homsest on kuukaart 15 eurot ja see kehtib kõigile ja igal pool meie jõusaalides. Et selles mõttes selline vahva uudis, nii et siis saab külastada lisaks sellele Variku spordihoone jõusaalile, kus me täna asume, kus on väga mugavad ja ilusad ja ergonoomilised maatriksimasinad, veel mitut jõusaali siis Tartu linnas. Nii et selline vahva pakkumine. Meil on 5 jõusaali meie spordihoonetes kokku. 2 neist asuvad ühes iluses ja suures uhkes spordihoones A. Le Coq spordimajas Annelinnas, siis väga ilus jõusaal, väga ilusa vaatega meil Tamme staadionil Tammelinnas ning kesklinnas on meil ka Turu tänava spordihoone, nii et siis logistiliselt väga erinevates kohtades ja see inimestele väga meeldib ka.
et selles mõttes, et saab valida siis erineva linnaosa vahel ja erineva tehnikaga jõusaalide vahel ka. Meil ongi see eelis, et meie spordihoones asuvates garderoobides on saunad, nii et see on ka meie külastajatele üks väga mõnus lisaväärtus ja neile kõigile väga meeldib see sauna kasutuse võimalus. Meil on olemas ka 1 korra kaart ning lisaks on meil ka 10 ja 20 korra kaardid, mille kehtivusaeg on tervelt aasta, nii et saab siis näiteks ajutada teiste treeningutega, et kui ei taha nüüd ainult jõusaalis käia, vaid tahad kombineerida, siis need korrakaardid on nagu väga mõistlikud. Et nagu ma juba mainisin, siis see uus kuukaart hinnaga 15 €, mis kehtib siis 5 jõusaalis kasutamiseks, on tõesti jälle selles mõttes väga mõistlikust just nendele, kes soovivad nagu siis pidevalt või järjepidevalt treenida jõusaalides. Meil ei ole siduvaid lepinguid, et meie külastajad saavad siis osta kas korrakaarti või kuukaarti. Need on küll nimelised ja personaalsed ja kehtivusajaga siis vastavalt kas 1 kuu või siis juba mainitud korrakaardid 1 aasta, aga ei ole siduvaid lepinguid, nii et võib julgelt tulla ja julgelt külastada. Vot sellised on uudised Tartu spordimaailmast. Läheme vaatame, mis veel Tartus toimub. Kuidas anda vanale mööblile uus elu? Ma kohe proovin seda ise järele. Lume värvistuudio alustas 13. aprill 2018. Alustas puud sellega, et saime Tartu ja Tartumaa Fusion Mineral Paint edasimüüjateks ja samal ajal hakkasin ka ise mööblit värvima, et just vana mööblit. Fusion Mineral värv on ainulaadne maailmas, just sellepärast, et temas on nii palju häid omadusi. Tal pole ühtegi mürgist lenduvat osakest, ta katab väga hästi ja ta ei vaja lisaviimistlust. Et lihtsalt võib vana mööbli peale kanda seda värvi. Tuleb väike ettevalmistus ka teha, peaksite puhastama korralikult. Meil on olemas puhastusvahendid, ka spetsiaalsed, siis käite kergelt liivapaberiga üle ja siis asute värvima. Tegelikult on väga lihtne. See värv ongi tehtud nii, et ka tavainimene saaks väga kerge vaevaga oma mööbli uuendada. Meil on üle 50 uue tooni ja just tulid välja ka 5 uut tooni väga hea katvusega. Meie väga suur hitt-toode on selline värvieemaldusvahend. See on sellepärast hea, et on veebaasil ja temas ei ole mürke sees. Kas teie juurest saab ka nõuandeid ja õpetusi, kuidas siis ise kodus tegutsema asuda? Jah, iga ostuga saab ta kaasa ka tasuta nõuanded ja põhjalikud õpetussõnad ja me pakume ka värvikoolitusi. Kõige populaarsem koolitus on see, kui klient tuleb oma väikese mööbliesemega ja koju läheb valmis mööbliesemega, et ta saab kõik vajalikud vahendid siit, kõik vajalikud õpetussõnad siit ja läheb koju täiesti uue ja täiesti omalaadse mööbliesemega. Ja kui inimene ise ei viitsi oma vana mööblit tuunida, kas selle võib ka siia tuua? Jah, selle saab siia tuua ja mina siis teen selle korda koos oma koostööpartnerite abiga ja meie poe eripära on veel see, et me ei müü vana mööblit. Meie mööbel on puhastatud, meie mööbel on parandatud, meie mööbel on värvitud, välja arvatud meie uus projekt, mille me tegime. See on siis mööbel aluspesus, mis tähendab seda, et need kõik esimesed etapid on tehtud, aga kui inimene soovib, siis ta saab selle pooliku nii-öelda eseme viia endale koju, osta kaasa värvi ja ise värvida. Mina sain oma karbikese nüüd värvitud, oma värvised käed ja pintsli saan puhtaks pesta veega, sest see värv on veebaasil. Mängimiseks ei ole keegi kunagi liiga vana. Meie olemegi nüüd leidnud Tartust ühe toreda mängumaa, kus me tegelikult oleme juba korra käinud. Kuidas sai alguse selline vahva mängumaa nagu Kidsland? Meil oli unistus juba 10 aastat tagasi ja me teadsime, et me tahaks teha oma ettevõtet ja just sellist ettevõtet, mis oleks seotud positiivsete emotsioonidega. Nii et eelmine aasta tekkiski võimalus, et alustame selle mängumaaga. Nii et Kidsland on tänaseks olnud avatud 9 kuud. Meil on
3 põhilist asja, mille poolest me tahame erineda. Üks on kindlasti see meie interjöör, et oleme teadlikult teinud sellise hubase, koduse. Ka meie mööbel on kõik sõbrad sõbrale kauplusest ostetud, renoveeritud, antud värske ilme, värske elu asjadele, nii et päris puit ja meil mängumaal on kõik päris taimi, et me tahame jah, et see oleks võimalikult selline kodune. Teine kindlasti on, me paneme rõhku teenindusele, et me tahame tõesti nii, et iga külaline, kes siit uksest sisse astub, et ta tunneb, et ta on oodatud ja et tal on siin mõnus aeg. Ja kindlasti oleme erinevad atraktsioonide poolest. Teadlikult oleme valinud siia sellised atraktsioonid, mida võib-olla teistel mängumaadel nii palju ei kasutata. Just, et oleks lastel sellist loomingulisust, kas siis ehitamist, mida saab uuesti teha või mis on tore on, et tegevusi on erinevatele vanustele ja just ka sellist koos tegemisrõõmu koos lastega, et mitte ei ole ainult see, et viskad lapse üle ukse mängima, vaid saad koos paljusid tegevusi koos lapsega teha. Kui perekond tuleb siia sünnipäeva tähistama, et oleks aega ka pildistada, koos lastega mängida, et ei peaks nii jooksvalt muretsema asjade pärast. Et meilt on võimalik siis tellida kohvimasin oma sünnipäevatuppa, koristusteenus, printsess mängujuht või ka täiesti toitlustus. Et tulete, laud on juba kaetud ja võite pärast ära minna, me koristame ise kõik ära. Hetkel on meil siis 2 menüüd olemas, aga kohe-kohe on tulemas veel 2. Sügisest siis juba 4 erinevat menüüd, mille vahel valida. Kuna see nii-öelda ongi kujundatud erinevatele vanustele, siis teismelistel on hea võimalus pidada öösünnipäevasid, kus me pakume ka sellist mängujuhi teenust, kus nad saavad mängida erinevaid võistkondlikke mänge ja valida oma muusika ja nüüd korraldada sellise privaatpeo hilistundidel õhtul. Samamoodi päevastel aegadel pakume, mis on kooskõlas õppekavaga, selliseid mängupäevi ja õppepäevi lasteaedadele ja jalgkoolidele. Lisa sügisest oleme taas käivitamas. Meie läheme siit printsessite toast nüüd väikesele pausile ja kui me tagasi tuleme, siis oleme me juba Lõuna-Eestis. Kullasära Expressionsist. Uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Nüüd me tulime külla Võrumaale, Rõugesse, 350 kitsele. Kui palju kitsi on Andri-Peedo talus? Praegu on meil 150 lüpsikitse ja 350 pead on kokku, et noorkari on peale kasvamas. Minule kõlab see küll väga palju. Kui palju kitsepiima need kitsed annavad? Keskmiselt praegu kuskil 2,5 liitrit päevas, et eks vanemad kitsed annavad rohkem, nooremad natuke vähem, aga noorkarja osakaal on praegu üsna suur, et eks ta tõuseb alles. Kust tuli üldse selline mõte hakata pidama kitsesid? Tegelikult see idee on pärit minu isalt, kes on niisuguseid hullumeelseid ideid varemgi ellu viinud ja et tegelikult oleme ju linnast pärit, mingit maaelu kogemust varem ei olnud. Ja isal siis vanematel tekkis idee maale kolida, mis maaelu see ilma loomadeta on. Ja nii nad võtsid need esimesed kitsed, et sealt siis tekkis idee, et võetakse selle asja nagu suuremalt ette. Ja nii see asi veerema hakkas. Toodame siis erinevaid juustusid, 2 sorti laagerduvat juustu, mis on valmistatud siis erineva juustubakteriga. Neil on ka erinev laagerdusaeg, et üks on noorem, teine on juba üle 6 kuu laagerdunud juust. Lisaks on siis valgalitusjuust, mis on populaarsus kogumas, et väga mõnusa maeda maitsega. Toorjuust, mõnus suupist tahab see teha või kukkadel ise leiutada, aga magustoituda sisse väga hea. Ja uue tootena tuleb siis fetajuust sügisel. Lisaks läheb ka piim ja jogurtid. Kust teie kitsepiimatooteid osta saab?
Tegelikult on nad müügis juba üle Eesti erinevates poodides, suuremates kauplustes on nad olemas. Mina maitsen nüüd elus esimest korda kitsepiimast tehtud valge hallitusjuustu. Ma pean ütlema, et seda kitsepiima maitset väga ei olegi tunda. Mul on nüüd väga äge võimalus minna kanuuga sõitma talus, mis on aastal 2019 pärjatud Eesti parimaks taluks. Teie talu on Eesti parim talu aastal 2019. Mida see tähendab? See tähendab seda, et 2019. aastal siis käidi meid hindamas, hinnati siis kogu talu tegevust, siis loomakasvatust, teraviljakasvatust, turismi, kui ka siis kogukonna heaks seda kogu tegevust, mis me siin teeme ja kogu seda pere seotust siis taluga, et seda kõike hinnati ja seda siis peeti tunnustuse vääriliseks. Siin taamal paistavad toredad kanuud. Saan aru, et teie juures saab jõe peale ka kanuuga sõitma minna. Ja Roosatalu on kanuumatkasid korraldanud juba kusagil 15 aastat ja viimase 5 aasta jooksul oleme siis seda kanuuparki suurendanud nii kaugele, et 46 inimest täiskasvanud saab siis korraga kanuutama minna. Matk toimub Võhandu jõe ülemjooksul, mida tuntakse ka Püha jõena ja matk on selline vaheldusrikka loodusega, hästi palju erinevaid loomi, linde ja kõige eriliseks linnuks on siis jäälind, mida võib siin kohata. Ja matkapikkused on siis alates 1 tunnist kuni mitmepäevaste sõitudeni välja, vastavalt kliendi soovile. Meil on endine Sulbi koolimaja, mis on renoveeritud ja muudetud siis selliseks vaba aja keskuseks, kus on siis 45 ööbimiskohta ja 2 erinevat peosaali. Et seal saab siis korraldada väiksemaid üritusi, sünnipäevi, firmapidusid, mis iganes soove on. Kas siin saab ka pulmi pidada? Ja lisaks sellele on meil üks vana maakivi ait, mida kutsuti magasiaidaks, kus hoiti siis varasemalt vilja. Nüüd on see siis selline pulmapidajate meelispaik, kus siis mahub korraga kusagil 90 inimest laua taha ja tantsuruum, bändiruum. Lisaks on erinevad võimalused, siis ümber selle hoone on park, kiiged ja palliplatsid, et kõike mida parasjagu vaja soov teha on. Kuidas on lood toitlustusega? Meie talu pakub ise erinevat toitlustust ehk siis peolauda erinevas variandis, pulmalauana, sünnipäevalauana, kuidas tellija soovib, et on valikmenüü ja sealt siis saab inimene ise valida. Nüüd ma näitan teile, kuidas mina vean kerge vaevaga 50 kilo puid õuest tuppa. Talukaarik on sisuliselt anda maainimese abimees. Kui on ahiküttega maja, siis üks ahjutäis küttepuid on parasjagu selline koorem, et seda niimoodi käe otsast tassida on parasjagu tüütu. Et siis enda vajadusest tekkis selline soov ja idee, et mõelda välja ja ehitada valmis ratastel vahend, et küttepuid tuppa tuua, et see asi oleks igati funktsionaalne, aga et oleks ka silmal ilus vaadata, et seda ei peaks ära peitma pärast seda, kui sa oled küttepuud tuppa toonud, et ta võib julgelt jättagi ahju kõrvale ja kuna me elame ja toimetame Võrumaal, et siis
kõik valmistamise etapid on sisuliselt mõnekümne kilomeetri raadiuses Võru linnast. Kas neid on ka erinevas suuruses? Kõrgus ja sügavus on sama, aga laius saab varieerida. Et ta koosneb kahest küljest, mis omavahel ühendatakse ühenduspulkadega. Et standardmõõt on natukene alla 40 cm lai, et saab kasutada 40-50 cm laiuseid küttepuid, aga on ka kaminaid, kuhu lähevad sisse puud 30-33 cm. Selle jaoks me pakume kitsamat versiooni, aga seda peaks siis enne ostu omavahel suhtlema üle, millist soovida. Praegu me müüme alukaarikut meie kodulehe kaudu, turundame teda sotsiaalmeedias. Halukaarikuid ostetakse muide suures osas kingituseks. Nii et kui sul on mõni sõber, kes raskeid puid muudkui õuest tuppa veab, siis võib-olla peaks sellega teda rõõmustama. Väga armas, et sa otsustasid oma laupäeva hommiku veeta meiega. Nagu ma juba saate alguses ütlesin, siis järgmisel laupäeval mina teiega koos enam ei seikle, aga naudime elu jätkub endist viisi.